Kas Wildlife Estonia logoga nänni, vaba ja rõiveid on tulemas? Dressikomplektile või pusele võiks mingi proovi ju teha. Millagil midagi on plaanis. Mingid huvitavaid asju on mõtet teha, aga ma ei tea ühtegi head disainerit, kes suudaks mulle väga head disainid teha. Tegelikult, mida ma kõige rohkem tahaks, oleks Wildlife Estonia landid. Mingi Eesti landi tootjaga. Kõige parem mingi puidust landid nagu see fucking Est-lant või midagi. Mul on disain olemas ka, mida ma tahaks õige värviga ja nii edasi. Murraks, hauge, jubedalt. Mis värk Signe Bonksi 1 eurosega oli? Ahaa, seda küsigi Signe käest. Mis plaanid krundiga on? Tegelikult me tahame ehitada sinna ladu, laohoone, nii edasi, pleki töökoda ja auto ehitamiseks garaaž ja niisugused asjad, et see on nagu number 1 ja siis ma tahan sinna mingi sauna ja asjad ehitada ja vaadata, et kuradi, võib-olla ehitaks mingi niisuguse asja, vaata, kus inimene saab rentida mingi pidu pidada või ma ei tea, ise saaks elada seal ja nii edasi. Mingi niisugune, tervist, mingi niisugune plaan äkki. Mis on sul lemmik kalapood? Kunagi oli zookauplus tegelikult, mu lemmik kalapood. Siiamaani on seal päris hea valik, see on Lauteri tänaval Tallinnas, Olümpia hotelli lähedal seal niimoodi, oli vist Lauteri tänaval või? EBS on samal tänaval, mu kool on samal tänaval, see on loomapood, zookauplus on nimi. Kunagi oli selle nimi Reti loomapood, Reti nagu mu koer on ja seal sees on müüakse Strike Pro lante. Seal on kõige suurem valik Strike Pro lante Eestis. Strike Pro on mu lemmik landitootja. Vaieldamatult kõige paremaid haugimurdjaid toodab. Soovitan sinna vaadata. Ja alumisel korrusel on tarantlid, maod, asjad, et lähed sinna niisama nagu loomaaias ka korraks käid ringi. Seal on küsimus, mis kuradi nipiga te vanamehega nii hästi läbi saate, olete nagu head semad, oleks mul sellised suhted isaga. Kusjuures ma ei tea, see on hea küsimus. Peab õige suhtumisega olema. Ma ei ole ise normaalne, on teised inimesed normaalsed sinu vastu. Marko tahab, et ma ütleksin tere talle. Ma ei ütle sulle tere. Ei mõtle kurjaga midagi, aga kas ühe silmaga on raske elada? Alguses oli, sellepärast, et sa ei tunneta kauguseid ja nii edasi. Nüüd ma olen ära harjunud enamus asjadega, aga osad asjad on ikka rasked veel teha tegelikult ühe silmaga. Ma ei näe 3D's asju, ma näen 2D's ja see on nagu probleemne natukene. Keegi vastab kindlasti lihtsam kui ilma silmadeta. True. Kas ma olen mõelnud liituda Kaitseliiduga, sulle see metsaelu sobib? Ma ei tea, ma ei taha kuskile committida lambist ennast. Ma ei tea, ma vahepeal mõtlesin isegi. Kumb sa oled, Sten Jõgi või Sten River? Sten Jõgi on mu õige nimi, aga väga tihti on raskuseid õ-tähega mul interneti avarustes ja ma panin River sellepärast Instagramis on lihtsalt Sten River, et äkki välismaalased tahavad ka vaadata nagu Instagrami pilte või midagi, siis nad nagu ei vaata mingi, mis see O on, katusega O. Lugesin kommentaare, jääb tunne, et pooled skipivad läbi videod või ma ei tea, mis toimub enamus. Sellised küsimused, millele vastus videos või eelnevates jutud olnud, aga jõudu ja jaksu videodega. Dude, täpselt, saad sa aru, mul on nagu postitan esmaspäeval video, kus ma räägin a la MRE-dest, et ma ei osta neid kuskilt. Räägin videos, ütlen, ma ei osta MRE-d kuskilt, mul sõber toob, kes lihtsalt ei söö enda MRE-d ära. Video on üleval esmaspäeval. Esmaspäeva õhtul tuleb mulle sõnum Facebooki. Kus sa MRE-sid ostad? Kas sa oled idioot, et sa kirjutad mulle, türa vaata videod. Kui müüksid oma Bemmi maha, paljuga sa selle maha müüksid? Ma ei taha müüa seda. Keegi küsib, paljuga sa Volkarit müüd? Seda on raske müüa, sellepärast, et tal on olematu läbisõit ja ta on 2007 aasta auto, ta on algusest saati, ta on tutikana meie perre ostetud. Mul on raske müüa seda kellegile, võõrale. Kas sa oled kunagi viga saanud, kui sa oled kala püüdnud? Ei ole, aga ma lükkasin ühe sõbra vette kunagi meelega paadist. Mis muusikat kuulad? Huvitav küsimus lõpuks. Üldjuhul hip-hop ja EDM, aga enam ei olnud hip-hop. Mac Miller, Tyler, The Creator, Kanye West on ju, Sway Lee, Anderson .Paak, Lil Nas on siin mul, Kid Cudi, Childish Gambino, Kendrick Lamar, G-Eazy. Need on mu lemmikartistid. Mul Spotify playlist ka, ma ei tea, kui mul meeles on, võib-olla jagan teile Spotify linki kirjelduses. Milline on su setup? Nagu kodus arvuti setup või? Mul on 2 monitori, 1 telekas, mul on 1080 GTX, CPU on mingi i7, ma ei mäleta, 7700 äkki. Millised retrotehnikat kogud, võiksid sellest eraldi video teha? Jällegi, vaata, see on see, et see ei ole väga wildlife, aga retrotehnika tegelikult, mida ma kogun, on lihtsalt videomängud. Nintendo üldjuhul
enamjaolt Nintendot ma kasutasin lapsepõlves, mul on kõik need lapsepõlve asjad on alles veel või noh, päris paljud lapsepõlve asjad on alles, ma olen duubleid ostnud ja nii edasi. Kus head ja odavat kalaõnge komplekti saab? Mingi 30 euroseid komplekte müüb iga kalapood enamjaolt. Kas sinu ATV-ga saab 10-aastane sõita? Tegelikult ei tohi, ei. Sõid surnuks ennast. Mis su parema silmaga juhtus? Sama mis vasakuga, aga ma ei näe vasakust. Tervitused mu isale. Aitäh. Kas jahil oled käinud? Ei ole. Kas kunagi lähed? Jaa. Teed sellest video? Jaa. Ma nüüd märtsikuus tahan minna tegema jahiluba endale. Kes on su lemmik YouTuber? Mulle meeldib täiega üks YouTuber, kelle nimi on Abroad in Japan. Mingi vend, Inglismaa vend, kes elab Jaapanis ja teeb videosid Jaapani kohta. See on päris vinge. Siis on Beat 'em Ups on üks YouTuber, kes teeb Nintendo Switchi kohta mingeid review videosid. Seda vaatan vahest. Video Game Donkey. Kindlasti. Täiega naljakas vend. Kas teed kunagi mingi YouTuberiga ühisvideot? Ma ei tea. Kas lantiloopides peab olema sidur peal? Miks? Sidur las olla kogu aeg peal. Seepärast, et kui ükskord kala nagu tuleb, siis sa tahad, et oleks vastupanu ka nagu selles suhtes. Noh, oleneb rullist ka tegelikult, ütleme niimoodi, aga algajatel jah. Kas sul on naine? Ei, kui vana olid, kui said omale tüdruku? 13. Kui vanalt alustasid YouTube'iga? 29. Ei. 28. Eelmine aasta mai või mis iganes. Palju sa kalu kinni püüdnud oled? Mis sa teed nendega? Ma ei tea, palju ma kalu on kinni püüdnud. Mida ma teen nendega? Ma söön ära. Kes oleks selle peale tulnud, on ju? Miks sa oled oma isaga kuri? Vahest peab kuri olema ka. Alati ei saa olla sõbralik. Kas Tapa on hea linn? Mis seal mere ääres saab kala mõttes? Meriforell, lõhe võib olla õnnelikul inimesel, tõenäoliselt mitte, aga forell. Aga seal on ka siiga meil ja mingeid teisi loomasid ka vahest. Kuhu on jäänud sinu treeningvideod? Treeningvideosid ma rohkem ei teegi, ma lihtsalt tegin oma treeningkava ära. Ma näitasin, kuidas ma treenin ja rohkem ma nagu treeningvideosid ei teegi. Kas tuleb ka video sinu toitumise kohta? Põhimõtteliselt võiks teha, jah. Lemmik enda YouTube'i video. Tegelikult treeningkava päev 4 on üks mu lemmikvideosid. See on nagu muhe, seal on autoga sõitmist ja nii edasi. Mulle nagu meeldib, kuidas see editeeritud on ja nii edasi. See on kindlasti üks mu lemmikvideodest. Mis on saanud BMW-st? Mitte midagi, garaažis ootab enda aega. Ma sõidan sellega ainult suvel. Mida arvavad vanemad YouTube'ist? Mitte midagi. Nad ei ole nagu mingi, millal uus video tuleb. Samas nad ei ole nagu, et pohhu, et sa teed. Noh, okei. Siin on nüüd hästi pikk küsimus või nagu asi. Tee video oma tehnikast millega jäädust videosid. GoPro Hero 7 Black. Ma imestan, et keegi teine ei ole rohkem küsinud. Privaatsõnumeid on tulnud päris tihti selle kohta. Mis kinnitusi või lisasid kasutab? Kuidas veealust filmid? Tavaline Hero 7 Black on veekindel. Ei juhtu midagi, kui vee alla paned. Ei ole korpust vaja. Kuni 10 meetri sügavuseli. Kui mahukad mälukaarte kasutab 128 GB, aga kiire kirjutamisega. Muidu ei saa 4K-s filmida. Programm on see, mida sa ise tunned kõige paremini. GoPro ei ole ma pidin kuskilt õppima seda. Ma pean käima toas. Ma lihtsalt ei suuda praegu. Vahepeal hakkas natuke jahe, käisin toas. Mis kinnitusi või lisasid kasutan? Mul on 3 jalaga niukene 3-way selfie stick nii-öelda. Seal on all on statiiviga nagu niukene, saad pikemaks teha, lühemaks teha ja nii edasi. Mul on pea kinnitus kindlasti on väga tähtis ja need 2 on nagu kõige tähtsamad asjad. Igasuguseid teisi on veel. GoPro ei ole mitte kunagi telefoniga ühenduses, sellepärast et see wireless connection nii-öelda, see wireless ühenduvus võtab akut GoPro'l ja ma ei taha, et akut võtaks seega nupust alati. Kui sa soovid osta drooni, siis ma soovitan osta kallim droon kui odavam, sellepärast, et siis sa ostad ühe drooni endale. DJI Mavic Air on mul endal, see ei ole väga kallis. Nüüd nad tegid mingi DJI Mini või Mavic Mini või midagi, mis on veel odavam ja mõistlik droon, mida kasutada. Tõenäoliselt soovitan sellist osta midagi odavat. Harpuune lisainfoga. Harpuune on 2 sorti, üks on pneumaatiline, mis puhud õhu sisse nii-öelda nagu rehvi pumpaks ja teine on kummiga. Oleneb enda personaalsest preferentsist. Aga ütleme niimoodi, et kummiga harpuun on võib-olla täpsem natukene. Mulle meeldib see pneumaatiline, sellepärast, et ta on hea ja lühike ja näeb vägevam välja. Kas sulle meeldib kala püüda või teed seda ainult video jaoks? Mulle meeldib kala püüda, nagu see on hea ajaviide. Kus sa ennast tulevikus näed? Existential crisis. Osta endale nutikell parem, mul on. Kas ikka tahad Jaapanisse minna koroonaviirus? Esiteks, Jaapan on aasta aja pärast. Teiseks, vaata nüüd, kus kohas Jaapan asub ja kus kohas Hiina asub. Kas sa tead, et need on erinevatel kontinentidel? Koroonaviirus on sama surmav nagu gripp.
mingi 2% inimesi sureb ja need, kes surevad, need on kas vanad inimesed, kellel on juba tervis halb või need, kellel on immuunsüsteemiga probleemid. Kui ma koroonaviirusesse haigestuksin, ei juhtuks tõenäoliselt minuga mitte midagi, seepärast, et ma olen healthy young man. Kas pigem püüakse magedas vees või soolases? Pigem magedas sellepärast, et soolases vees on need kalad, mida ma ei söö. Mis ritv ja rull sul on? Mul on vist Taiva ritv ja Salomoni rull, midagi taolist. Ma peast ei tea. Mul on mitmeid õngesi ja mitmeid erinevaid rulle ja asju, et ma nagu ei vaata firma järgi, kui ma ostan ritva või õnge. Ma vaatan nagu, mis testiga õng on, kui kerge või raske ta käes on, mis tasakaal tal on ja nii edasi. Mis on su lemmik videomäng? Kõige lemmikum videomäng läbi aegade on The Legend of Zelda Breath of the Wild ja Zelda seeria üleüldse. Väga südamelähedane. Kui vanalt hakkasid skeitima, mis oli parim trikk? Kusjuures ma olin Tapa linnas üks esimesi rulotajaid. Ma olin pioneer. Ma olin mingi 13 vist siis või. Mul oli Canadian Maple rula. Mingi aeg värvisin ta ära sooliga üleni siniseks, gripi ka. Võimatu oli sõita pärast seda sellega. Ma olin pioneer, minuga koos oli, kes oli Paš, oli Aldo, oli üks pioneeridest ja Egon. Siis, kui meie Olli selgeks õppisime, ei olnud seda võimalik YouTube'ist õppida. Meil ei olnud mitte kellegi käest võimalik seda küsida. Me ise aretasime ja proovisime välja mõelda, kuidas see Olli käib. Kõige parem trikk, mis ma tegin, oli vari all kickflip vist. Vari all 360 kickflip vist oli isegi. Või isegi oli vari all 360 double kickflip äkki või. Mingi räme kiiresti käis rula all ringi, seda ma mäletan. Mis on sinu kõige piinlikum kukkumine? Ma ei teagi nüüd. Niimoodi ma ei mäletagi. Mis teed sa jood? Mul on igasugused teed. Praegu jõin Wild Cherry. Ma räägin, teede puhul ma olen nagu maniak, vaata. Ma puruteed teepoodidest Tallinnast ostan suuremas koguses. Mul on mingi oolong ja igasugused asju. Ma joon matšat. Mul on nagu matša joomiseks õiged asjad, tööriistad. Ma joon matet. Jerba, mate ja niisugused asjad, et mul on õiged vahendid nende joomiseks ja nii edasi, et väga hea. Kas Tuareg on 2,5? Miks see üldse kuidagi, mis selle põhjus on? Kas oled teinud narkoaineid? Jah, ikka jah. Ma usun sellisesse asja, et inimesed peaksid oma elu jooksul kogema igasuguseid erinevaid asju, aga tähtis on see, et kui sa oled alaealine, siis sa ei tohi niisuguseid asju teha kindlasti. Kõige parem on oodata tegelikult, kui sa üleüldse tõesti tahad kogeda midagi, siis meil on niisugune asi, et siin otsmikusagar on selle asja nimi vist. See areneb kuni 25. eluaastani. Enne 25. eluaastat ei tasuks teha igasuguseid asju, mis pärsib otsmikusagari arenemist. Narkootilised aineid segavad selle otsmikusagari arenemist, ehk siis enne 25. eluaastat ei ole mõtet teha ühtegi halba ainet. Kuidas sa finantseerid oma ettevõtmisi, kust tulevad ressursid, et uut varustust osta? Tööl käin. Ma ei suitseta, ma ei joo, ma ei tarbi narkootilisi aineid. Kõik raha, mida ma teenin, läheb söögi peale. Ma ei käi kinos, ma ei käi mingi... Et ainuke asi, mida ma ostan, on toit. Ma ei tea, vahest mõne videomängu, mis iganes. Sealt rääbki see raha üle igasuguseid asju teha. Kuidas tuli mõte hakata kalastajaks? Lihtsalt ma olin 14 või midagi, siis läksin lihtsalt kalale. Sõbraga koos. Ja siis saime kala ja siis oli nagu wow, see on nii fucking äge. Millega sama garaaži küded, et pool linna on tossu täis? Müntseri puitbriketiga. Oled käinud metsatööd tegemas väljas, olen vahest reklaaminud toidupakki. Relvad.ee on toidupakk, mida sa saad osta. Ma arvan, et tõenäoliselt äkki räägid sellest. Relvad.ee, mine sinna lehele, neil on üks mingi sõduriamps või mingi asi, sealt saad seda toidupakki. Tavalist MRE-d ei müüda, ei saa osta, ei tohi müüa, ei tohi osta, mitte midagi. Saage aru juba, mitu korda ma pean rääkima sellest. Tšau, selline küsimus, et kas oleks olemas reaalne võimalus minna koos suvel kas kuskile puhkalale või kalale nii, et veedaks seal 24 tundi? Plaanipäraselt teeks rohkem asju primitiivselt. Mingi sõna on primitiivne. Okei, aga kuidas on niimoodi, et teeks asju privaatselt? Kui sa ei ole noor blondiin, siis ei. Saada, need idikad, ära loe neid. Kas see oli paradoks praegu? Ma ei oleks tohtinud seda lugeda. Miks sa drooni ostsid? Selle jaoks, et videosid vägevamaks teha teie jaoks. Kui palju droon maksis? Umbes mingi 900 eurot vist koos komplektiga. Mis Can-Am sul on? Mul on Bombardier Outlander 800 CC. Kas su isa ei pane pahaks, et sa ropendad? Kuule, mu isa kaamera taga ropendab veel rohkem kui mina. Ja ongi kõik.
311 kommentaari läbi loetud. Õhus on külm, teate või? Olge tubli, tšau!